tere kõigile! Hansapäevade lõpetamiseks saab sõna Tartu linnapea Urmas Klaas. Auväärsed Hansalinna Tartu emandad ja isandad, kõik meie linnakülalised, head hansapäevalised. 2 päeva hansamelu Tartu linnas hakkab selleks korraks sinnamaani jõudma, et tuleb panna üks võimas lõppakord, mida me peagi algava gaalakontserdiga, kui esinevad Tartus sündinud, Tartuga seotud muusikud ka paneme. Aga enne veel soovin ma tänada seekordsete hansapäevade korraldusmeeskonda, keda juhtis Jaanus Tepomees, ja need tublid noored inimesed on sinna paadisillale üles rivistunud. Ja nende ülesanne praegu on veel see, et heade soovide puule asetatud soovid, mida laekus kokku 732 väga erinevates keeltes ja tähestikes. Nüüd need head soovid palun ma teil saata laia maailma, et kõigi meie head soovid saaksid teoks. Ma soovin teile kõigile head kontserdielamust ja te võite olla kindlad, et ka järgmisel aastal toimuvad uued hansapäevad, mis on juba järjekorras 21. Ilusat õhtut! On küll, on jääs radikas, siis see on mu väike Antarktika. Kui töölaud ei ole hoitud korras, siis see on mu väike pisike Holland. Külmkapi pea klaskuli sees on kinni maailma keel, mida keegi ei raputa.
Külmkapi peal klaaskuli sees on natuke ruumi mulle ja siin tihti jalutan. Kui õel naabrimees ei tereta, siis see on mu väike Venemaa. Ja kui maalisa juures närv puhata sai, siis see oli väike mu pisike tai. Külmkapi peal klaaskuli sees on kinni maailmakeel, mida keegi ei raputa. Külmkapi peal klaaskuli sees on natuke ruumi mulle ja siin tihti jalutan. Kui telekas tuleb lemmikseriaal, siis see on mu väike Ladina-Ameerika. Ja kui köögis on sõbrad ja kõik on täis meeldivalt, siis see on mu väike Eestimaa. Külmkapi peal klaaskuli sees on kinni maailmakeel, mida keegi ei raputa. Külmkapi peal klaaskuli sees on natuke ruumi mulle. Külmkapi peal klaaskuli sees on kinni maailmakeel, mida keegi ei raputa. Peal klaaskuli sees on natuke ruumiga sulle. Daamid ja härrad, teie ees on Eestimaa seksikaim orkester Real Major ja nende vapustav dirigent Rasmus Puur. Minu nimi on Jarek Kasar. Ja eks kõik muusikud lõpetavad lõpuks laeva peal. Kohe astub teie ette, loodetavasti jõuab ta siia, sest tema kleit mängib talle vastu tema liikumisele, aga sealt ta vaikselt tuleb selle kauni naisterahva nimi, kes on riietatud sellesse kleiti, mille jaoks peab vist orkester ära minema, et see kleit ära mahuks. Tema nimi on Laura Remmel. Daamid ja härrad. Tartlanna. Suur tänu. Milline sissejuhatus? Ja pärast tuleb veel lisa. See esimene lugu juba, ma arvan, et aplausi järgi pani kõik rõkkama. Mul on kusjuures sama tunne iga kord, kui ma Tartusse sõidan. Tean, et mu enda EMS ei saa sellest aru, et kui ma selgitan, et jälle sõitsin Raekoja platsist mööda ja selline mõnus soe tunne tuli sisse. Tema tallinlasena justkui ei saa sellest aru. Kas te saate aru, millest ma räägin? Sellest tundest, et on mõnus, on turvaline. Näiteks vanasti me ei pannud isegi koduust lukku, et see jäi kodust välja minnes lahtiseks. Ma ei tea, kas võib-olla tänases hetkes enam nii teha ei tasu. Ärge seda soovitust kuulda võtke, aga tõesti siin on mõnus. Ja ma näen, et mu vanaema tegi juba pilti kõigest teist ja mis laval toimus, nii et lehvitused sulle. Aga lähme muusikaga edasi. See rist
võta see risk, võta see võim. Kuskil seal tõeluse juur peatuda võib. Sa pole vaid kloun, olles vaid kloun. Usu siis on sinu poolt, ei keegi teine või teada su saatuse joont. Küllap seal pilvede peal keegi kannab sust hoolt. Lootma kui jääd, kaotad kõik käest. Kõik näiks see farss, naera või nea. Kas armu või andestust nüüd paluma pean? Ma olen ju kloun, vaid tühine kloun siin omade seas. Kanda see rist polegi vaid, olgu siis peale su naer natuke morn. Eks naera siis kloun, nüüd naeruta kloun, vast järgmine suur tänu. Mul on rõõm siia enda kõrvale kutsuda mu koolivend. Ma ei tea, kas Arno mäletab seda, et ta oli minu koolivend, sest ta oli vanem ja lahedam ja tavaliselt need lahedad ei märka neid nooremaid. Kooli ajal meid kutsuti ju pägalikeks ja tema pikk poiss ilmselt ei märganud seda nooremat pägalikku. Sa, Laura, sul ei ole õigus. Ei ole õigus, Ma mäletan väga hästi minu 9. klassi lõpuaktusel sina laulsid Gin-G'd ja ma siis mäletan väga hästi seda. Ei, ma ei nutnud. Ma päris nutma ei hakanud, aga selles mõttes ma vaatasin, näed, pägalikud oskavad küll laulda ka. Aga kooliajast ma ise klounidega seoses mäletan sellist juhtumist, et mina Härma gümnaasiumis käisin siis ma koolis ja alati peale kooli tänaval, mis on seal kõrval, siis tuli kas mulle ema või isa järgi autoga, kuna me elasime veidike kaugemal. Ja tookord olid seal paralleelklassi poisid, ootasid ka enda vanemaid. Mul tuli jõle närv sisse, et peaasi, et ma ei kuku, ei komista, aga olles nii hõivatud selle kukkumise komistamisega, ma siis kõndisin nende kooli tänava postide poole, värava postide poole ja sõna otseses mõttes kõndisin peaga vastu posti. Ja see oli tõeliselt piinlik. Peale seda ma jälgisin ka posti lisaks sellele, et mitte komistada. Aga see on unustatud. Ma loodan, et nemad on ka selle unustanud. Ja meie Lauraga esitame nüüd, me kehastume nüüd mina siis tagasihoidlikult Tõnis Mägiks ja Laura veel tagasihoidlikumat Marju Kuudiks ning lugu kannab pealkirja Rõõmude aeg.
terve talve linnas töö. Kui su kohaks terve talv olnud kodus köök, siis ootad suve, et saaks jätta töö. Siis köögi muredele käega lööb. Vali välja maklatöö, mis tore näib. Vali välja sõbrad, kes seltsis käid. Terve päeva linnulaulu, terve öö siis lemmelaulu kuuled ja kuuled. Endjärve sinipeeglis vaata veel ja hõbelained paitavad me palgeid. Ma olen taeva tõusnud männipuu, sest sina oled pilmis ära valge. Ma olen taeva tõusnud männipuu, sest sina oled pilmis ära valge. Ei tule rõõme keegi pakkuma, need üles otsima pead ise sa. Kui suvi soojus laotab üle maa, siis käes on aeg, mil soovid täituvad. Vali välja makatöö, mis tore näib. Vali välja sõbrad, kelle seltsis käid. Terve päeva linnulaulu, terve öö siis lemmelaulu kuuled ja kuuled ja kuuled ja kuuled. Suur tänu. Laura Remmel. Meie esimene duett. Aga nüüd on meil väga suur rõõm kutsuda lavale Mari Kalkun. Tere õhtust! Oleme siin juba eelnevalt publikuga vihma ära laulnud. Nii et nüüd on peaaegu selline suveõhtu tunne ja saab laulda otse Emajõe pääl. Ja mina olen tõesti ka Tartus sündinud ja minu ema on ka siin publikus. Aga järgmine laul, mida te kuulete, on hoopiski võro keeles, sest minu juured on Võromaal ja linnud ei püsi ju paigal, et olen ka ise sinna otsaga tagasi jõudnud nüüd. Tirvirlokkene, kosukulla pesäkkene. Tirvirlokkene, kosukulla pesäkkene.
kõvõra osapäev. Kuusepääl on minu kodu. Suur tänu ja kutsun siia tagasi Laura. Südasuvi on meil selline põnev aeg, et iga aasta loodad, et ilm on hästi soe ja vihma ei saja ja üldse jahe ei ole. Aga näed, ma loodan, et juuli lõpp, nagu alati see lootus on, või siis vananaiste suvi on hästi mõnus ja soe ja saab enda suveriided kas või nädalaks kapist välja võtta, et nad siis sinna jälle tagasi asetada. Aga Sven Lõhmus on hästi ilusa loo, vähemalt Rasmus ütles niimoodi, et on hästi ilus lugu Südasuve rohtunud teed kirjutanud omal ajal ja nüüd sellele on jällegi Rasmus teinud suurepärase seade. Meie silmapiiril kollane liiv ja mererannas sinakad veed. Üle viljapeadel lainetav tuul, meid kutsumas kaugusse. Tule minuga koos, ma kutsun sind kaasa. Kuigi seda ei tea, kuhu viib see loojupäev. Nii me seigella võiks mõne päeva või aasta, kuni ootavad meid ees südasuve rohtunud teed. Läbi homme
sa ju kas näed abilumas väiksegi. Iga kevade valgus algab nii ja sügiseni saatma jääb. Tule minuga koos, ma kutsun sind kaasa. Kuigi seda ei tea, kuhu viib see loojupäev. Nii me seigella võiks mõne päeva või aasta, kuni ootavad meid ees süda suve rohtunud teed. Tule minuga koos, ma kutsun sind kaasa. Kuigi seda ei tea, kuhu viib see loojupäev. Nii me seigella võiks mõne päeva või aasta, kuni ootavad meid ees süda suve rohtunud teed. Tule minuga koos, ma kutsun sind kaasa. Kuigi seda ei tea, kuhu viib see loojupäev. Nii me seigella võiks mõne päeva või aasta, kuni ootavad meid ees süda suve rohtunud teed. Suur tänu. Suur tänu. Nüüd aga on aeg lavale jälle siia poole tulla Arno Tammel. Sinu... Tere taas! Minuga koos tuli lavale ka dirigent Edmar Tuul. Ja samuti väga tähtis teadaanne, ka minu ema on publikus. Aga nagu Mari enne rääkis, et tema on ringiga jõudnud tagasi oma juurte juurde Võrumaale, siis ka mina olen jõudnud ringiga tagasi üle Eesti, nüüd siis isegi mitte enam Tartusse, vaid isegi veel rohkem lõuna poole, Põlvamaale. Ja tegelikult Põlvamaalt on pärit minu vanaisa. Ja kui ma laps olin, siis ma pidin käima maal, kartuleid panemas, võtmas. Ja see oli tohutu tüütus. Ma absoluutselt ei viitsinud seda. Ainuke tore asi oli see, et kõik sugulased olid ka seal, sellepärast et põld oli ju suur. Ja aga nüüd on olukord selline, et nüüd on ikkagi endal ka kartul maas. Ja hea meel on ka veel selle üle. Aga, jah, aga ma esitan nüüd lugu, mida ma olen Tartus tegelikult päris palju kordi laulnud. Mõned aastad tagasi etendati Ruja muusikali, vabandust, mitte muusikali, vaid rock-ooperit siin. Ja Margus Kappeli kirjutatud lugu Hando Runneli sõnadele Ei mullast on see.
pärast sul polegi enam suurt lugu. Kui kõndima õpid parkettide pääl, sääl ununeb loodus ja loomise lugu. Ja kõrvades kustub sul põldude hääl. Võib-olla sul sügavas kripeldab sugu, kui õhtuti mõttesse mõlgutad päev. Kui küsid, kas kividel kängub su sugu, kui pooleni ööni sa unne ei jää. Üks mõte toob teisele mõttele ainet ja mõeldes sa veelgi värdjamaks jääd. Kõrv eristab eetrist vaid lõputut lainet. Tapist tood jahedad jääd. Suur tänu. Noorte orkester Real Major. Ja järgmiseks looks, mida te kuulete, on Margo Kõlari kirjutatud Martale, pärit filmist Nimed marmortahvlil. Ja ongi võimalus teil kuulda orkestrit, ilma et ükski laulja neid segaks liialt palju. Solistiks järgmises loos on Paul Daniel.
tere õhtust! Mind sisse ei juhatatud, aga mina olen Hanna-Liis ja olen ka Tartust. Järgmine lugu on suhtedraama Jarek Kasari ja Uku Uusbergi ooperist Katuselt, kus mul nii tutvuse poolest õnnestus ka osa saada. Ja loo nimi on Medikament. Sa jätad mu üksi ja kaod nagu suits, vaid tööl suudad olla tõeline mees. No mis asi see on, siin kodus vaid kogud end oled nii tuim ja seal särad nagu laulupeo tuleleek oma snoobidest kolleegide ees. No mingil kummalisel moel ma pole sulle medikament, kellega turgutada end, ma pole üks järjekordne doos. Ma arvan, et ei, ma olen nagu noor õrmojeng, kes spetsiaalselt sulle avasen, kes olla võiks päikesega koos, kes olla võiks päikesega. On olnud nii mõnigi kord, et tulles koju töölt mõttes määratseb torm. Sanutad arvad ma ei näe, siis suudlen sind, olen su pool. Sul meeldib sinu juustes minu väikesed käed, kuni jälle sa lähed. No mingil kummalisel moel ma pole sulle medikament, kellega turgutada end, ma pole üks järjekordne doos. Ma arvan, et ei, ma olen nagu noor õrmojeng, kes spetsiaalselt sulle avasen, kes olla võiks päikesega koos. Me seisame kõrvuti, kuid tunnen meie vahel reisimiseks võiks peaks käima lennukid. Ma soovisin õrnusi, kuid sain sinult vaid mingi külma pai ja seegi sääse tapmiseks su vaid. Mingil kummalisel moel ma pole sulle medikament, kellega turgutada end, ma pole üks järjekordne doos. Ma arvan, et ei, ma olen nagu noor õrmojeng, kes spetsiaalselt sulle kes olla võiks päikesega koos, 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 kes olla võiks päikesega. Aitäh! Rasmus Puur. Ja kutsuksin lavale Mari Kalkoni, kes on sündinud Tartus nagu minagi ja kellel on Võrumaa juured nagu mulgi. Ja siinkohal tervitused vanaemale, Võrumaa juurtega vanaemale, kes istub kuskil siin. See on taas võrokeelne laul ja ma pean rääkima siia ette ühe loo, et kui see laul oli valmis saanud, siis mul oli selline hulljulge mõte, et mind oli just kutsutud esinema Vabaduse laulule lauluväljakul 100 000 inimese ees. Ja mul oli kindel plaan selle laulu esiettekanne teha seal Tallinna lauluväljakul. Ja kui ma olin lava peal 2 laulu ära laulnud ja oli jäänud see 3. laul, Laul pealkirjaks laulda, siis järsku lava manager näitas niimoodi, et sinu aeg on läbi ja sa pead lahkuma. Ja mul ei õnnestunudki seda laulu laulda tookord, aga mul on hea meel, et on see uuesti üles korjatud ja siin noorteorkestriga ja teiega koos seda laulda, ma arvan, et on vähemalt sama võimas kui Tallinna lauluväljakul.
astudiit. Läbi hirremõtsa, läbi marjamõtsa, käema miesää. Illo ilman palju on su sengu tähti taivan on, näeta sa saad. On mõõdakuune aig, käü müüda võõrit maid. Kõik kuun õhtus ja kaos, aig lükke hinda jaos. Läbi hirremõtsa, läbi marjamõtsa, käema miesää. Illo ilman palju on su sengu tähti taivan on, näeta sa saad. Aigas ja kõrdas jääs, mõts helises ja ilm, unnetam saan sinu silm. Läbi hirremõtsa, läbi marjamõtsa, kaema miesää. Illo ilman palju on, su sengu tähti taivan on, näeta sa saad. Läbi hirremõtsa, läbi marjamõtsa, kaema miesää. Illo ilman palju on, su sengu tähti taivan on, näeta sa saad. Läbi hirremõtsa, kaema miesää. Illo ilman palju on, su sengu tähti taivan on, näeta sa saad. Kullõlda saad, kaia sa saad. Suur tänu ja mul on au kutsuda siia võluv ja alati šarmantne mees nimega Jarek Kasar. Mina tahan ka tervitada. Minul istub ka täna publikus Hanna-Liisa ema. Tervitan teda. Minu oma ema vist häbeneb mind. Tal on minu pärast piinlik. Ei ole täna tulnud. Meil paluti laulude vahele rääkida naljakaid lugusid Tartust. Ja ma hakkan kohe pihta. Mööda Emajõgesid. Esimene naljakas lugu, mis kohe pähe tuleb, olen ma muidugi ise. Mul on sellised peenikesed jalad, nagu te näete, tartlasele kohaselt on nad ilusad peenikesed, nagu Liis Lemsalu, kes vist ei ole tartlane. Aga keha siit vööst üles, siit hakkab Gérald Depardieu pihta. See on päris naljakas minu meelest. Lähme siis edasi.
ma ei tea, kas te olete seda kaubamaja näinud? See on naljakas. Siis isa ja poeg, väike isa, suur poeg, beebi, väga suur, naljakas. Purskkaev, jube naljakas, eriti kui pesupulbrid sisse pannakse. Lähme edasi, linnapead, kõik on naljakad olnud, kes teil on siin olnud. Nii, siis Kaarsild, seal peal on naljakaid asju tehtud. Musumägi, seal tehakse samamoodi naljakaid asju, siin ei ole mõtet üldse minna, ma olen seal öösel käinud mitu korda, sealt tulevad imelikud hääled ja seal on väga naljakas olla. Ja kõige naljakam asi on muidugi see, et kui Musumäele peaks sellise sildi panema, et ärge minge sinna, siis sealt natukene edasi on sünnitusmaja, kus siis on tulemus. See on päris naljakas. Fantastiline linn, nalja pealinn, mis puudutab ja seda linna siin. Jätkan loeteluga või teen mõne laulu ka vahepeale. On palju veel rääkida, aga YouTube'is kõige naljakamad videod on ikkagi loomadest. Ja järgmine laul on ka 2 kassist. Aga ma keeran nüüd naljavindi jälle põhja, need on Tartu kassid. Harald ja Matilda. Ma ei ole koera inimene, fuubitsu, mis sa teed mu jalaga. Temaga peab tegelema, ta vajab tähelepanu nagu poliitik. Koer on loll, ei tule üksi toime, nagu Arnold Rüütel laused ehitamas on. Mu hääle saavad kassid, sest neil on intelligentsed instinktid. Kiisu, kes on päev otsa kodus üksipäi, mäugub uksel vastas. Ori, anna krabinaid, muidu lasen sussid täis. Nii armas vaatab, mängib lõnga keraga. Koerad ainult hauguks silatseks täites toa õudsa lebraga. Tundsin üksi nukralt ning siis otsustasin võtta omale 2 sõpra, Haraldi ja Matilda. Üheskoos on meil rõõmsam, nad on alati mu kõrval. Üks on paks ja teine kõhnab, nad on Harald ja Matilda. Et kui juba, siis passiga tõukassi, mitte krantsi sassis närvisüsteemiga. Tundus vendadest laisim seal pappkarbis, minu masti loom. Juba päris beebina eelistas ta päeva veeta nagu töötu. Lööks iga loom on oma peremehe nägu, vaat ukusuvist, et tal on raudselt öökull. Viisin Kiisu korvis koju tutvuma uue territooriumiga, laua peale ei roni ja lauale ta ronis ikka. Nüüd on kogu elamine karvu täis, nii et kui keegi nad kokku keriks, saaks Luisa värgile uue presidendi pallikleidi. Mu elu on nagu eestlasel ikka, ma vara lahkun, tulen hilja, et Kiisul oleks üksi kodus igav, nagu dialoogid kodus keset linna. Ma võtsin talle seltsi musta karva kassipreeli, no selline energilisem kasside kristalensil. Päevad läbi müravad koos mu elamise segi, kuni Harald peatoidukausse ära kustuda. Muide, see rasvalott kõhu all, see pidi olema mingi tõutunnus. Mu umbusk, kuigi nüüd künnib mul must kass 100 korda päevas üle tee, olen õnnega koos. Harald lõvisüda ja Matilda söeselg on need üksi nukral. Ning siis otsustasin võtta omale 2 sõpra, Haraldi ja Matilda. Üheskoos on meil rõõmsam, nad on alati mu kõrval. Üks on paks ja teine kõhna, nad on Harald ja Matilda. Kassipulmad jäävad ära, Harald lihtsalt pole enam elumees. Hanna-Liisa isa lõikas tal munad maha, tšegõnks, ta on loomaarst, mitte rets. Sõbrad ilguvad nüüd, et oi kiis, kas lihavõtte jänku röövis meid. Minge narrige parem Vaiko Epliku kassi Filippi, kes on gei. Mu kassid pole memmekad, nad murravad müüte. Neile näiteks isegi ei meeldigi süles. Need kui parajasti ei käi mürgel, Matilda kasutab ülbel puhkamiseks külaliste mütse. Või tiirleb jaanõude ümber, kus on tugev kossumeeste lõnd küljes. Haraldi meelist Vaiko kraanikaus lamab seal pekk üle servast, nagu Peep Taimla prooviks ilmatüürukute bikiine selga. Ööseks sätivad end üksteise kaissu diivanile, hommikul kraabivad magamistoa ust, et ajaks neile ette road sisse hingamiseks. Uhke muidugi, kui kõik vaitamas käivad. Oi, kui nunnud Kiisud Jarek sul on. Ja, aga mine nüüd vaheta kassi liiv ära. Harald ja Matilda võib-olla jäävad hiirtel alla. Igatahes praegu õtsuvad rütmis kaasa. Mis asja kõudsid kähkukõlaritelt maha? Tundsin üksi nukral
miks siis otsustasin võtta omale 2 sõpra, Haraldi ja Matilda. Üheskoos on meil rõõmsam, nad on alati mu kõrval. Üks on paks ja teine kõhna, nad on Harald ja Matilda. Ning siis otsustasin võtta omale 2 sõpra, Haraldi ja Matilda. Üheskoos on meil rõõmsam, nad on alati mu kõrval. Üks on paks ja teine kõhna, nad on Harald ja Matilda. Selle lauluga tervitan kõiki Annelinna kasse, kõiki Supilinna kasse, kõiki Tammelinna kasse, isegi mõnda Karlova kassi, kes viisakalt ennast üleval peavad. Veeriku kasse tervitan samuti. Ja ärme unusta, mitte kunagi ärme unusta Ihaste kasse näiteks. Nemad on väga toredad, nemad on rikastest peredest pärit. Nemad meeldivad mulle eriti, nendel on suured kõhud ja kõik on ennast paksult täis söönud. Nii et hoidke oma kasse ja miks mitte teisi koduloomi. Aitäh! Daamid ja härrad, Real Major Edmar Tuul. Ja aitäh selle võrratu aplausi eest. Aga nüüd, et aplaus jätkuks, tuleb lavale väga kaunis Arno Tamm. Ja temaga koos Rasmus Puur. Poisid, tulge. Aitüma. Mina võtsin ka ühe sõbra endale, rääkides kassidest siis. Jaa, meil on ka üks kass ja võtsime ainult ühe kassi, aga varsti on rohkem. Nii et kui keegi tahab kassipoegasid, siis praegu on õige aeg neid kinni panna. Võite pärast kontserti küsida minult. Aga järgmine pala on Tagö repertuaarist Peeter Rebase ja Lauri Saatpalu kirjutatud on see. Ja selle pealkiri on Hiired tuules ja see on tegelikult, ma täna enne siia tulekut kodus mängisin seda üksinda ja sain aru, et see on päris masendav lugu. Aga selle eest on see väga ilus lugu. Ja see räägib sellest, et inimesed, nagu näiteks mina, kipuvad vahel tegema liiga palju tööd. Nii palju tööd, et sõprade jaoks enam aega ei ole, koju enam ei jõua. Ja noh, nii see elu läheb. Siis tuleb aeg-ajalt teha siuke väike reality check. Tulla 2 jalaga maa peale tagasi ja mõelda, mis on tegelikult tähtis. Hiired tuules. Punased on silmad, küll on lämbed ilmad ja ma teen tööd, ma teen tööd, ma teen tööd. Ei ma ütle iial, ära, no tooge siia veel juurde töö, no ma teen tööd,
ma teen tööd. Harva saame kokku, tihti jooksen kokku, ma veel teen tööd, no ma teen tööd, ma teen tööd. Kui jääb puudu aega, homselt juurde laenan, ma veel teen tööd, no ma teen tööd, ma teen tööd. Helde aeg, kes annaks heldelt aega, siis te taeval aega. Ma kataks end, kui aurab tee ja laual muudki veel on. Näib ja näib, jah näibki. Jäi ja jäi, jah jäigi. Tühjaks mu tool, mu lemmiktool, sõprade pool. Ikka tunnen puudust, kui ma aknaruudust näen sooja ööd, kui ma teen tööd, ma teen tööd. Puudutuste puudus, saamata jäänud suudlus, sest ma teen tööd, ma teen tööd, no ma teen tööd. Helde aeg, kes annaks heldelt aeg. Ma kataks end, kui aurab tee ja laual muudki veel on. Näib ja näib, jah näibki. Jäi ja jäi, jah jäigi. Tühjaks mu tool, mu lemmiktool, sõprade pool. Helde aeg, kord on mul heldelt aega, siis te taeval aega. Ma kataks end, siis joome teed ja laual muudki veel on. Näib ja näib, jah näibki. Jäi ja jäi, taas jäigi. Tühjaks te tool ja kogu hool. Nad teevad tööd. 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 Suur tänu! Ja nüüd on mul suur rõõm, au ja uhkus kutsuda lavale taas kord Hanna-Liisa Uusmaa. Aitäh! Järgmise laulu nimi on Linnasuve laul, mis on minu arvates nii Karlova.
aitäh. Rasmus Puur jälle. Kutsuksin lavale nüüd oma pikaaegse lavapartneri Jarek Kasar, AK Chalice, Arhitekti tänavalt, kus ta vanasti elas. Seal sai kirjutatud ka see lugu Kodutee. Vist oli nii. Oota. Mul on üks komme, mida ma alati teen, kui ma Tartus esinen. Laulan ühe laulu refrääni, mis on... Mikrofon ei ole sees. Mikrofon ei ole sees. Aga mul midagi tarka öelnudki öelda. Tegelikult on väga hea, kui mikrofon ei tööta. Sest see jutt, mida ma praegu ajan, on nii loll. Nüüd on korras või? Ma ise lootsin. Ühesõnaga, jutt ja enne pooleli. Selle koha peal, kus ma tegin jube hea nalja. Aga siis peale nalja ma rääkisin seda juttu, et alati üks komme on, kui ma Tartus esinen, ma laulan ühe laulu refrääni ja selle laulu pealkiri on Üks linn Eestist, esimene osa ja see räägib Tartust. Ja kuna Anna-Liisa teeb ka selle laulus kaasa, siis me proovimegi lihtsalt laulda selle refrääni niimoodi a cappella ennem järgmise laulu algust. Selline kena žest. Jah, selline väga ilus žest on see. Armsaid kohti, kauneid paiku. Täis on ilus Eestimaa. Mulle kallim neist on Tartu. Ja sellest sulle laulma nüüd pean. Väga ilus. Natuke pugejalik oli, aga tõesti väga ilus. Ja meie ikkagi oleme siit linnast pärit ja ikkagi elame siin. Ja väga hästi sobis siia tänu sellele see laul. Aga järgmine laul räägib ka Tartust. Selle pealkiri on Kodutee. Ja selle laulu ma kirjutasin olles teel koju. Ja me alustamegi selle lauluga. Teeme ennem ära, kui külm hakkab. Mul kummitab kodudel laul, ei võõrat kell, öelda saab tšau. Öökülmas kumava laterna au on mu kodutee. Kurva häälte pargiski samlal roostes raudping. Üle tee vudiv siin on mu kodutee. Tahmased pihlakapuud ja füüsika instituut. Endine sõber ja pruut on mu, kõik nad on mu koduteel. Kärudega memmed, jalutuskepid toeks, tänavas sildid, mida välja ei loe. Ei, sealt ma ei lähe, kuri koer on mu koduteel, on mu koduteel. Aga kui olen eksinud teelt, ei tea, mis edasi teen, siis tunnen, et südames sees on koduteel. Aga kui olen eksinud teelt, ei tea, mis käia on ees, siis tunnen, et südames sees on koduteel, on mu koduteel, on koduteel. Muruplatsin kasvas roos, koerade jalutuskoht, seal läks mu uue kinga konts mu koduteel. Tolmune tänav märkveest, puhtaks pühkis kõnnitee, abi valmis, naabrimees on mu kodutee. On kodutee,
edasi teen, siis tunnen, et südames sees on kodutee. aga kui olen eksinud teelt, ei tea, mis käia on eest, siis tunnen, et südames sees on kodutee, on mu kodutee, on kodutee. lastel käimas kullimäng, õue alla liiklusmärk, piik, pidurdusjälg mu koduteel. hääd mõtted, inspiratsioon, maas sädelev üks kroon. ai, see oli pudelikord mu koduteel, on kodutee, on kodutee, on kodutee. aga kui olen eksinud teel, ei tea, mis edasi teen, siis tunnen, et südames sees on kodutee. aga kui olen eksinud teel, ei tea, mis käia on eest, siis tunnen, et südames sees on kodutee. on mu kodutee, on kodutee, on mu kodutee, on kodutee, on mu kodutee, on kodutee. on mu kodutee, on kodutee, on mu kodutee, on kodu. daamid ja härrad, minu parim sõbranna Hanna-Liisa Uusmaa. daamid ja härrad, mis mulgi üle jääb öelda, kui minu parim sõber Jarek Kasar. aitäh. tegelikult on ka nii. Rasmus Puur. ja nagu alguses sai öeldud, Eestimaa seksikaim orkester Real Major. Te olete fantastilised, Tartu rahvas. me armastame teid elu lõpuni. kutsun lavale kõik solistid. Mari, Arno, siis Edmar, kes ei ole solist, aga on dirigent hoopis. kas Laura ka tuleb või? ei tule või? okei. aitäh. no ja nüüd koju. Jarek on nii pikk. okei. Tundub, et ilmataat soosis meie galakontserti, mis on ülilahe. Või teine variant, et see oli ikkagi see Kalkuni Mari, kes selle vihma ära nõidus siit. Ilmselt oli nii, eks ole. Igal juhul midagi maagilist siin toimus ja mina, kui ma kuulasin kontserti, mõtlesin igatahes selle peale, et nii jube tore on vaadata ja kuulata selliseid andekaid noori inimesi, nagu seda on Real Major. Veel üks suur aplaus neile, palun. On teil ka mingit lisalugu? No too ju tuleb läbi rääkida ometi.
sinust laulda. Ja suvi ei lõppe enam kunagi. Juulikuu kõige vähem. Ja suvi ei lõppe enam kunagi. Aitäh! Reaalmažoor, Rasmus Puur. Ma ei tea, kõik võiksid äkki veel korra lavale tulla või ma ei teagi. Jarek Asar ja Arno Tamm, Mari Kalkun. Edmar Tuul, Laura Remmel. Hanna-Liisa Uusmaa. Ka minu hinges on väga-väga palju tänu kõigile solistidele, kõigile esinejatele, kes võtsid osa kõikidest üritustest, mis meil siin toimusid ja kõigile meeskonnaliikmetele. Muidugi ilmselt oleks väga kena ära mainida ka suursponsorid Alle Kokk, Starman ja Balbino. Aitäh teile!
ja minu südames on muidugi väga suur tükk, mis ilmselt jääb nüüd eluks ajaks nende lodjarahva kätte, sest nad olid nii ääretult toredad abivalmid ja aitasid kõigega, mis meil oli vaja teha. Et ma tahaksin, et te aitaksite minul neid ka tänada, et teeme neile kohe hästi suure aplausi. Jess, aitäh teile! Ja me ootame ka publiku tagasisidet oma kodulehe kaudu, et kui teil on ettepanekuid midagi öelda meile, siis andke aga tuld, koduleht ootab teid. Ja aitäh teile, et te tulite. Meil on üks üritus veel Hansapäevadega seoses toimumas. Täna öösel öökinos näidatakse filmi 1944. Lähme vaatama, sest mul on tunne, et Mari tegi väga head tööd ja vihma ei ole. Aitäh kõigile!